vabandust. Aitäh, et järgi tulid. Muidugi. Hoiame aega kokku. Kuidas sul see puhumine maha käib? Kas sa oled mulle midagi rääkimata jätnud või? Mida? Seda. Oled mingi maffiabossi naine või võitsid loteriiga? Ei midagi nii dramaatilist. Mu isa kinkis mulle selle auto. Maffiabossist isa? Okei, sorry. Jaa, hästi. No muidugi. Aitäh sulle. Sündmuspaik on läbi otsitud, ühtki teist relva pole seni leitud. Kohvi. Kohvi. Ma mõtlesin hommikul selle peale, mis Oskar rääkis. Hommikul kell saab 8. Ma ärkan kell 5. Mulle meeldib hommikuti treenida. Sa mõtlesid, et Me peame kindlaks tegema, kas Marleen üldse oli aias. Ja kui ta oli, kui kaua, kas ka lasu hetkel. just. Selle me peame Marleenilt kätte saama. Arvestades Oskari seisundit, nad võisid mitu minutit aias ringi tuiata. Teeme nii, sina alustad küsimustega. Ma aitan, kui vaja. Vaadates eilset, siis minu meelest meie koostöö sujub päris hästi. Minu arust ka. Kumb oled, good cup või bad cup? Bad cup. Marleen Tamm. Te raiskate minu aega. Me arvame, et teil on meile väärtuslikku informatsiooni. Informatsiooni. Mul ei ole mingit informatsiooni. Alustame ehk sellest, et kuidas sattus Otto Mülleri elukindlustusele teie nimi. Küllap ta arvas, et nii on õiglane. Õiglane nüüd küll ei oleks see sõna, mida mina kasutaksin. Jah? Ja mida teie siis kasutaksite? Omakasupüüdlik. Öelge siis juba otse välja, mida te mõtlete. Mulle keerutamine ei meeldi. Olgu, räägime otse. See ei olnud teil mingi võrdne ja vastastikune suhe. See oli äritehing. Ühel pool rikas vanem mees, teisel noor kena tüdruk. Armastusel ei olnud sellega mitte midagi pistmist. Mis ma peaksin selle peale ütlema? Et see on vale. Mina esitan siin küsimusi, mitte teie. Teie võite neid küsimusi esitada, aga see ei tähenda, et mina neile vastan. Marleen, kas ma võin sinatada? Tee, mis tahad. Ma ei taha sulle kuidagi haiget teha. Mina ei ole uurija Maramaaga nõus. Mina isiklikult usun igasugusesse armastusse. Kas sa võiksid meile palun rääkida, kuidas te Ottoga tuttavaks saite? Ma tulin aasta aega tagasi Tallinnasse. Hakkasin tööle toitlustuse alal. Kallim hinnaklass, erapeod. Ühel sellisel peol oli ka Otto. Ta tundus mulle kohe alguses nii tuttav. See on väga oluline, et sa ise meile oma loo ära räägiksid. Sest keegi teine ei tea, mis teie vahel tegelikult oli, eks? Mina olen pärit väikelinnast. Mu isa jõi, ema töötas koristajana,
siis ta koondati. Naabrid annetasid oma vanu riideid. Klassikaaslased naersid. Talvel said küttepuud otsa. Mu elu oli kohutav. Kõik muutus, kui ma kohtasin Ottot. Hei, Kiisu. Ta oli seksikas. Meil oli lõbus. Kuule, väga ilus lips, aitäh. Ilus kingitus. Mul on sulle üks ettepanek. Nii? Ma tahan, et sa tuleks mu sünnipäevapeole. Peole? Ma arvasin, et sa tähistad kodus oma pere keskel. Just nimelt. Ma ei tea, kas see on mõistlik. See on õige. Ma olen otsusele jõudnud. Ma ei tahaks. Selles suhtes, et see on nii imelik, et nad ei ole mind kunagi varem näinud ja mis su naine sellest üldse arvaks. Tähtis on see, mida mina sellest arvan. Ja mina olen valmis. Siin ei ole venitada mitte midagi. Nii et, mis sa kostad? Ma teadsin seda. Sina ja mina, Kiisu. Tead, me oleme võitmatud. Pea seda meeles. Oskar ja Oliver. Neil on alati kõik olemas olnud, aga mida see on neile andnud? Oliver elab nagu kerjus. Oskar ei tea isegi, mida ta päriselt tahab. Saate aru, millise pettumuse nad Ottole valmistasid? Nii et see oli Otto idee teid peale kutsuda. Miks ta tahtis selle õhtu muuta nii inetuks kui vähegi võimalik? Otto oli lihtsalt aus ja otsekohene. Kas te kartsite teda? Kas Otto ähvardas teid? Ma ei tea, millest te räägite. Vabanda, lihtsalt mul on tunne, et siin on veel midagi peidus. On sünnipäev, kõik on kenasti koos ja millegipärast tal on vaja korraldada stseen. Kas Otto kahtlustas midagi? Otto kahtlustas kõiki. Võib-olla ei olnud asi üldse perekonnas. Võib-olla ta kahtlustas hoopis sind. Ta uskus, et keegi varastab tema raha. Otto tahtis näha, mida nad teevad, kui saavad teada, et on kõigest ilma jäänud. Kes neist asub tegutsema? Sellel lool on ainult üks viga. Ma ei usu seda. Otto Müller oli edukas ärimees, ettevõtja. Ma ei usu, et ta võis olla nii lapsik. Mida te sellega taotlete? Ma ei pea teile rääkima mitte midagi, kui te mind niikuinii ei usu. Marleen, oota. Istu tagasi. Palun. Tänan. Ma luban sulle, me suhtume väga tõsiselt kõigesse, mida sa meile räägid. Üks hetk, palun. Uurija Maramaa, kas ma saaksin teiega väljas omavahel korraks rääkida? Kas midagi on lahti või? Mis mõttes? Ei, lihtsalt mul on tunne, et sa lähed üle piiri. Me ei jõua niimoodi mitte kuskile. Me peame laskma tal rääkida seda lugu täpselt nii, nagu tema tahab. Jaa, vabandust. Lihtsalt minu isa on väga edukas advokaat. Kõik tema sõbrad on heal järjel keskealised ärimehed. Ma olen selliseid tüdrukuid väga palju näinud. Marleen on palju targem, kui ta välja paistab. Võimalik. Teeme nii, et ma räägin temaga ise. Olgu. Mulle tundub, talle meeldivad vanemad mehed. Sina oled selleks liiga noor. Kas
kas teile meeldivad vanemad mehed? psühhoanalüüs on maha visatud aeg. Kui te olete minu tausta uurinud, siis te juba teate, et kasvasin isata. Marleen, mida sind kuidagi solvata? See oleks midagi uut. Terve elu on mind üritatud jalga alla tallata. Hea politseinik, halb politseinik. Mina ei tapnud Ottot. Teil oli võimalus ja motiiv. Inimesed usuvad, et kuna ma olen ilus, siis ma olen rumal. Alguses ma nutsin, kui mind vaesuse pärast narriti. Hiljem unistasin, kuidas ma kiusajad ära tapan. Hästi, lähme edasi. Otto oli ära läinud. Mida sa siis tegid? Tulin vannist välja ja seisin alasti oma toas. Ma ei arvanud, et sellest tuleb tõsine suhe. Meie suguvõsa oli kord väga rikas. Ma olen piltide pealt näinud. Vanaisal olid edukad ärid, majad ja laevad. Aga kui mina sündisin, polnud sellest kõigest enam midagi järel. Ainult katkine kroon, lühter puukuuris ja koltunud fotod. Vaatasin neid pilte ja kujutasin ette, et see on minu elu. Kui ma Ottoga tuttavaks sain, tundsin esimest korda elus, et olen just seal, kus ma pean olema. Ma saan aru, et see võib olla sulle veidi ebamugav. Kuidas te oskasite siia tulla? Kullakene. Otto paneb kõik oma silmarõõmud alati siia elama. Miks te siia tulite? Ma tahtsin sinuga rääkida. Millest? See mööblipaigutus on tõesti palju parem kui eelmine. Muudab toa palju avaramaks. Kas oli sinu idee või tema oma? Tulitegi sisekujundusest rääkima. Istu, kullake. Sa ei pea mind kartma, ma ei ole sinu vaenlane. Ja ma usun, et sulle ei olnud lihtne elu. Ja ma mõistan, et Otto võib tunduda sulle väljapääsuna. Et ta võib sulle kinkida ilusa elu. Aga usu mind, mitte keegi ei tea paremini, kui šarmantne ta võib olla ainult siis, kui ta tahab. Kurat, sa oled nii ilus. Noor ja ilus. Ottol on alati ilusad tüdrukud meeldinud. Ilusad ja noored. Mida te kavatsete selle jutuga saavutada? Ma tean, et Otto käskis sul täna meile tulla. Ma tahtsin sul paluda sellest plaanist loobuda. Ja kuidas te seda teate? Kui sa ei ole ometi nii loll. Luurate meie järele. Sa saad ju ise ka aru, et sellest ei sünni mitte midagi head. Minu pojad, Oskar ja Oliver, ei pea sellest mitte midagi teadma. Neil on piisavalt halbu mälestusi, mida nad tahaksid unustada. Ma ütlesin Ottole, et ma tulen. Ma saan aru, et sa tahad uskuda kõiki neid lubadusi, mida ta sulle on andnud. Aga ära siis üllatu, kui ükski nendest tõeks ei osutu. Sa oled lihtsalt armukade. Ta on mulle 40 aastat lubadusi jaganud. Ja üllatus, üllatus. Ta ei ole neist mitte ühtegi pidanud. Sa jäid Merlet uskuma? Loomulikult ma sain aru, et ta teeb seda kõik armukadedusest. Ma ei ole naiivne. Ka mina tundsin Ottot. Kui Otto midagi tahtis, siis teda ei huvitanud, kuidas ta selle sai. Ma nägin, et tal on minuga mingi oma plaan. Sa tundsid ennast ebamugavalt? Jah. Sa teadsid, et sellest ei tule mitte midagi välja. Ja ometi sa läksid kohale. Miks sa tegid seda? Ma ei tahtnud sinna minna. Aga keegi ei öelnud kunagi Ottole ei. Mees peab
paljude asjade üle ise otsustama. Ta ei tohi lasta end eksitada. Aga ma olen liiga kaua eksinud. See lõpeb nüüd. Saage tuttavaks. Minu uus elu ja südamekaaslane. Marleen. Ma teadsin neid inimesi ainult Otto jutu järgi. Keegi neist ei küsinud, kes ma olen. Nad vaatasid mind nagu prussakat. Ma vastasin samaga. See polnudki nii raske. Šampanjat? Robert, ole hea poiss, jäta neid kolmekesi. Tere tulemast perekonda, kallis. Tulge. Istu. Nii. Räägin otse. Mul on 2 probleemi. Ainult 2. Esimene. Keegi käib minu seifis vargil. Ja ainult sina tead koodi. Sa oled segi läinud. Miks ma peaksin sinu seifis vargil käima? Miks ma peaksin ennast kompromiteerima? Ja teine on see, et see on ainult sissejuhatuseks laiemale probleemile. Ma ei saa millestki aru, mis probleemil? Asi on selles, et ma ei usalda sind. No see ei ole mingi uudis. Nii et alates tänasest oled sa kõigi minu firmade juhatustest eemaldatud. Kas teed nalja praegu? Mul ühed sõbrad müüvad Hispaanias pisikest hostelit. Ma arvan, et sinul ja Annekenil oleks seal tore. Soe, päike, kirg lööks lõkkele. Kurat, ma ei ole mingi koolipoiss enam, et sina otsustad, kuhu ma astun või mida ma teen. Kelle sa leiad sinna minu asemele? Sa ei usalda mitte kedagi. See inimene on juba leitud. See. No. Mul oli Oskarist kahju. Aga ta oleks pidanud teadma, et Ottot ei saa usaldada. Vastus tuli. Ottole oli 2 päeva tagasi tõesti elukindlustus sõlmitud. Marleen Tamme nimele. Aga miks Marleen oleks pidanud Otto just praegu tapma? Ta oli võitmas. Temast oleks saanud sadama juhatuse esimees. Kas ikka oleks? Meil on selle kohta ainult tema sõnad. Sellist paberit ei ole mitte kusagilt leitud. Elukindlustus, see tähendaks Marleeni jaoks raha kohe. Võimalik. Ja samas võis Merlel õigus olla. Otto oleks varem või hiljem Marleeni uue noorema naise vastu välja vahetanud. Aga kas Marleen riskis võõras kohas
esimesel õhtul. Nad kõik valetavad. Praegu ei saa me neist mitte kedagi uskuda. Tubli, Agnes. Marleen väidab, et ta oli õnnelik paari uue riide hilbu ja tasuta elamise üle. Võib-olla tal olid palju suuremad soovid. Võib-olla ta oli meeleheitel. Oskarit ei saa ka kõrvale jätta. Tal on isa äkiline iseloom, ta oli nurka surutud. Ta ei ole allaandja nagu Oliver. Ja ta on salakaval. Ausalt öeldes oleks lihtsam uskuda, et Otto tulistaks oma poegi, mitte vastupidi. Nendest 3 on ainult Marleen piisavalt külmavereline. Kes ta on? Noor. Ilus. Lähme. On. Kuum. Aitäh. Võtta heaks. Ma ei ole harjunud, et keegi minuga nii kenasti käitub. Aga Otto käitus ju sinuga samuti hästi. Sul on huvitav arusaamine elust. See, mida ta sellel õhtul tegi. Ma tundsin ennast etturina. Mõistate? Nagu mind oleks olnud vaja ainult selleks, et teistele koht kätte näidata. Miks sa seda kõike teed? Sest nii on vaja, Kiisu. Nad on ju sinu perekond, sa ei saa neilt kõike ära võtta. Miks ma ei saa? See kõik siin on minu oma. See on minu kätega üles ehitatud. Ma teen seda, mis ma tahan. Nad hakkavad mind vihkama. Väike viha. See ainult karastab. Las nad proovivad, mis puust me oleme. Aga võib-olla ma ei tahagi sellist elu. Kui ma olin 11-aastane, siis me tulime ühel talvel isaga sugulaste juurest Lõuna-Eestist. Paarkümmend kilomeetrit enne kodu pidas isa auto kinni ja ütles mulle, nii poiss, siit edasi lähed nüüd ise. Meil olid suusad kaasas. Vastik ilm oli. No, mitu nädalat oli järjest juba vaheldumisi külmetanud, siis jälle sulatanud, külmetanud, sulatanud, sadas lörtsi. Ja enne kui ma jõudsin üldse vingumagi hakata, oli isa ära sõitnud. Tee peal oli järv. Ma mõtlesin, et ma olen kaval, ma lõikan. Aga lume all, jää peal, oli vesi. Ja kui ma olin jõudnud umbes poolele teele, siis olid mu vanade saabaste tallad praktiliselt lahti ligunenud. Seisma ma ei saanud jääda. Ma oleks siis ära külmunud. Ühtegi inimest lähedal ei olnud. No, kuidagi moodi ma jõudsin ikkagi vastaskaldale ja sealt helistasin mingist vetelpääste või metsamajandi majast, helistasin isale ja kutsusin ta endale järele. Mida su isa ütles? Tead, ta ütles mulle, et kui sa oled juba nii kaugele jõudnud, siis suudad ka lõpuni minna. Ma kujutasin ette, mis tunne oleks mõisas elada. Ainult Otto ja mina. Ma mõtlesin oma kodu peale, kus talvel jäetus vesi köögis hommikuks ära. Ma mõtlesin oma koledate riiete peale. Ma tundsin, et olen seda kõike väärt. Marleen. Tere. Tere. Tule meiega koju. Ma ei saa. Ema väga igatseb sind. Kas ta käib ikka veel kirikus? Aga ta on väga mures. Ütle talle, et minuga on kõik hästi ja et ta ei pea minu pärast muretsema. Marleen, aga see ei vasta ju tõele. Miks sa ennast siia vahele segad? Seal pole sinuga mitte midagi pistmist. Ma tunnen Otto Müllerit. Kõike, mida ta puudutab, tabab needus. Needus tabas mind juba enne minu sündi. See siin on ainus võimalus kõike heaks teha. Reeli,
Oliveri eksnaine, Roberti ema. nojah, Ma ei mäleta, et sa oleksid maininud, et sa neid tundsid. te ju ei küsinud. Tähendab siis, et see kurb lapsepõlv, vabandust, et see möödus nende lähedal, võib-olla isegi nendega koos. me elasime kõrvalmajades. Nii et Reeli ja Robert tundsid sind. Nad teadsid, kui raske sul oli. selles polnud midagi erilist. Neil oli sama halb. Reeli oli alati üksi olnud ja Robertil polnud ka mitte midagi. Robertist rääkides. Hei, kaunitar. Robert, sa ehmatasid mind. No, kus sa tormad niimoodi? Raha põleb kuskil või? Ei ole naljakas. Võib-olla tõesti. Aga samas sind siin kohata on küll päris naljakas. Vanaisa pruut. See kõik ei ole üldse nii lihtne. Ei. Lihtsalt ei ole siin midagi. Ja ausalt öeldes ma imetlen sind. Ole vait. Ei, päriselt. Ja mina arvasin, et ma olen kiire. Sa ei mõtle ometi ikka veel sellest totakast kihlveost. Sina võitsid. Kas sulle vahel ei tundu, nagu meie lapsepõlve kodus oleks justkui miljonite aastate kaugusel? Maja. Rida. Kurat! See oli viimane euro. Aga mida sa teeksid, kui sul oleks miljoneid? Mis sa arvad, mis ma teeksin? Uued riided ostaksin endale. Ma mõtlen tõsiselt. Tõsiselt ostaksin. Sa kujuta ette, kui hea ma võiksin tegelikult välja näha. Kas sa ei arva, et me oleme seda väärt? Et ka meil võiksid siin elus olla võimalused? Mis sa silmas pead? Mu vanaisa on rikas. Ja siis? Mis ta sinusse puutub? Minu vanaisa oli ka rikas, aga näe, mis sellest kõigest järele jäi. Sa aru, Robert, need on rumalad unistused, millel pole päris eluga mitte midagi pistmist. Mitte kedagi ei huvita, kuidas me elame või sureme. Ma kavatsen Ottoga tuttavaks saada. Miks sa arvad, et ta sinust hoolib? Pole sind kunagi näinudki. Sama hästi võiksin mina üles otsida. Diil. Mis diil? Kes esimesena Otto Müllerile ligi pääseb, saab selle euro endale. Poleks arvanud, et sa kõik nii kiiresti unustad. Kaua sa oma uut elu oled elanud? Aastakese. Ma ei ole mitte midagi unustanud. Kui sa ära kadusid, siis ma ootasin alguses, et sa mulle helistaksid. Möödus nädal. 2. Kui 2 kuud oli mööda läinud, siis ma sain aru, et sul pole kavatsustki mulle helistada. Pidin su ise üles otsima. See ei ole tõsi. Ma lihtsalt ei jõudnud. See on uskumatu, mida raha ühe inimesega teha võib. Ma sellepärast helistagi, et ma vaatan, et homseks on koosolek kokku lepitud. Et kes selle initsiaator on? Ma tahtsin sealt minema saada. See polnud see, millest ma olin unistanud. Anna andeks, aga ma pean ära minema. Ma ei saa siia jääda. Rahune. Tahad valan sulle klaasikesed? Istu.
palun. nii. sa kasutasid mind lihtsalt selleks, et neile koht kätte näidata. see oli lihtsalt väike meeldetuletus, et neil ikka meeles püsiks, kes siin peremees on. sa oled lihvimata teemant, tüdruk. Teemant, keda vaadatakse nagu prussakat. sa oled neist kõigist üle. tead, mul oli siin üks tõeliselt huvitav jutuajamine. tuleb välja, et Oskar ei olegi selline tossike, nagu ma olen eluaega arvanud. ta üritas mulle nuga selga lüüa. ühesõnaga, nüüd on nii ja minu otsus on lõplik. alates tänasest oled sina, Marleen Tamm, sadama nõukogu esimees ja sellele alluva laevafirma tegevdirektor. sa pead siia ainult alla kirjutama. sadama laevad, millised laevad? Tuul ja torm on sellised naljakad nimed. Esimest korda elus tundsin, et olen võitnud. Tuul ja torm. See olid sina. Sina hävitasid mu vanaisa, mida sa tegid? Sinu vanaisa oli Lukas Tamm. sa oled üks nendest tammedest. Meil olid majad, laevad, firmad, sa võtsid meilt kõik ära, sa hävitasid meie pere. Sellepärast sa tundusidki nii tuttav, sina olid nende fotode peal. See oli lihtsalt äri. Sellel ei ole meiega mitte midagi pistmist. Kas sa tapsid ta? Ma ei tea, mis temaga juhtus. Lukas jäi lihtsalt kadunuks. 90-ndad need olid segased ajad. Ja mind kutsuti tema asemele. Mulle usaldati selle firma juhtimine. Ja nüüd usaldan mina omakorda sind. Ring on täis. Kõik asetub omale kohale. Sa pead ainult siia alla kirjutama. Tead, sa oled nii ilus, kui sa võitled. Lukas Tamme kadumine. Jaa, see juhtus 90-ndatel. Edukas ettevõtja kadus järsku. Ainult tühi auto leiti bussijaama juurest. Kas Otto võib olla sellega seotud? Ma ei tahtnud sellest rääkida. Sa oled väga vapper, et sa julgesid Ottole seda öelda. See on hea, et sa meile sellest rääkisid. Ja pärast seda hetke otsustasid sa kätte maksta ja Otto Müller tappa, jah? Ma kirjutasin alla ja läksin magama. Sa oled... See. Ma arvasin, et see on Otto tuba. Ei ole. Otto tuba on seal pool. Siis ma valisin vale ukse. Ei tea. Minu meelest tundub kõik päris õige olevat. Me ei tunnegi ju peaaegu üksteist. Oskar Müller, endine kergejõustiklane, peaaegu Eesti meister. No vot, mulle on alati sportlased meeldinud. Kuule, ütle, mida kuradit siis vanamees leiad, sinusugune nümf ja selline valus.
sinusugune naine võiks saada absoluutselt ükskõik millise mehe ta tahab. jah? Isegi sinu. Pean vist hakkama minema. Mitte keegi ei saa sulle öelda, mida sa tegema pead. aga see ei vasta ju tõele. Oskar Müller ütles, et sa jooksid õue. Õue? Milleks? Mul ei olnud riideidki seljas. Kas ta ütles, et ta nägi mind õues? Ta ütles, et ta nägi, kuidas tekiserv ukse vahelt välja kadus. Tekiserv? See võis olla ükskõik kes, kas või Reeli. Mina läksin otse Otto tuppa. Vabandust. Ma mõtlesin, et see on Otto tuba. Mida sina siin teed? Mina tahan magada. Mida sina siin teed? Sina esitasin küsimusi, eks? See siin ei ole sinu tuba või kuidas? Mida sa tegid seal seifi juures? See ei ole sinu raha. Veel. Nii et sina varastadki Otto tagant. Käi putsi, kuradi litsraisk. Tähendab, sa olid tulistamise hetkel Otto toas. Ja et Monika Müller oli koos sinuga. Kas keegi saab seda veel kinnitada? Ma ei tea. Miks te piinate mind niimoodi? Mis edasi sai? Uskusin, et ma tahan olla rikas. Ma ei teadnud, et ma vajasin armastust. Teie ei tea, mida mina tunnen. Mis tunne see on olla terve elu üksi ja siis üheks hetkeks kuuluda kellegi juurde? Mina armastasin Otto Müllerit. Ja mul on ükskõik, mida teie sellest arvate. Rohkem ei ole mul midagi öelda. Hästi. Üks asi veel. Kes siis teie arvates tappis Otto Mülleri? Loomulikult Merle. Kuidas ta oleks saanud oma mehest loobuda? Kas ma võin nüüd minna? Meditsiiniraport saabus.
Oliver ei saanud füüsiliselt Otto Müllerit tulistada, sellepärast et tema käsi ei paindu sellisele kõrgusele, et saavutada kuulitrajektoori. nii et ta rääkis ikkagi siis tõtt. Selles ühes aspektis küll, jah. aga järsku oli see keegi väljaspoolt. Miks sa seda arvad? Me ei tohi seda varianti ära unustada. Lihtsalt tekkis selline tunne. Iga päevaga läheb pilt Otto Müllerist segasemaks. Kas ta oli kaitsja või ründaja? Oli ta korralik ärimees või närukohel? Nii? No see ongi ju kõige võti. Miks ta tapeti? Me peame Merle järgmisena ette võtma. Ma helistan talle, kutsun jaoskonda. Tundub, me peame tal ise järgi minema. Millal sa kavatsesid mulle rääkida, et Otto Müller lasi su isa vallandada? Ja millal sina kavatsesid mulle rääkida, et Otto Mülleril ja kurikuulsal ärimehel Mark Sverdlovil on üks ja sama jurist? Sinu isa, advokaat Maramaa.